Tee 3-tunnine uurimistöö 5 minutiga. Tasuta kontol on võimalik, kui ma ei eksi, siis ühes päevas kasutada 5 korda Pro-versiooni. Lisaks on siin võimalik valida fookus. Kleebime siia sisse oma prompti. Kui siis Perplexity on oma uurimustööga valmis saanud, saame näha seda vastust siin. Iga väljundi all 3 punkti, view sources ehk vaata siis allikaid ja me näeme paremalt poolt, et ta on infot võtnud 34 allikas. Erinevalt ChatGPT-s me saame allikaid eemaldada. Et kui me nüüd vaatame seda allikate listi läbi, kus ta informatsiooni võttis ja mõni nendest allikatest meile mingil põhjusel ei meeldi, saame talle linnukesele ette panna ja vajutada siia alla Remove Sources. Lisaks sellele, mis mul Perplexity's väga meeldib, on see, et siia tekivad eelneva teemaga seotud küsimused ja need küsimused lähevad tihti täppi seda, mida ma tegelikult tahaksin antud teema kohta lisaks küsida. Kui Perplexity on siis uuesti meie küsimusele vastanud, saame seda vastust uurida, samamoodi saame neid allikaid vaadata ja siis selle tekstiga edasi tööd teha, kas siis küsida lisaküsimusi, siis meil on võimalik ka Space'e Perplexity's luua. Ehk siis me saame anda sellele Space'ile nime ja väikse kirjelduse, et homme, järgmine nädal, järgmine kuu selle uurimustööga jätkata.